Päris lõpuks siis küsimus, mis holokausti puhul ilmselt jääb igavesti õhku, küsimus, miks? Miks sellist asja läbi viidi, mis olid selle põhjused? See nüüd ei puuduta ainult Baltikumi, see puudutab holokausti tervikuna ja kõikjal ja siin nagu võib-olla, see on täiesti minu subjektiivne arvamus, aga selline, et 3 rõhuasetust, mida on aeg-ajalt ajaloolased välja toonud, et üks, et põhjus oli olnud majanduslik, et selle kaudu juudi rahvastiku käes olevad, juutide käes olev vara ära võtta ja rakenda seda sõjamasina teenistusse, et siit teatav paralleel ka näiteks bolševike poolt kodanluse vara eksproprieerimisega. See väide ei ole eriti usutav, selleks ei oleks vaja olnud inimesi massiliselt tappa ja Baltikumis ei puudutanud see siinset juudi kogukonda peaaegu üldse, sellepärast, et siin ei olnud vaja selliseid protsesse korraldada, mis võib-olla 1930. aastate lõpul ja 40. alguses Saksamaal. Siis teine religioosne teema. Jah, me võime öelda seda, et antisemitism on ajaloos olnud valdavalt seotud religioossete küsimustega. Juute on taga kiusatud usu pärast, aga natsid teatavasti olid küllalt usuleiged. Natsid suhtusid tegelikult religiooni küllaltki nii-öelda jahedalt, et mitte öelda isegi tõrjuvalt ja selles mõttes kindlasti see religioosne teema ei saanud olla põhiline. Et minu järeldus, miks siis arendati välja see nii-öelda rassistlik antisemitism, mida praktiliselt 19. sajandil veel ei eksisteerinud natside poolt ja et see põhines ikkagi ideoloogilistel kiiksudel ja stereotüüpidel ja selles mõttes see ongi eeskätt see, mis teeb natsionaalsotsialistlikust ideoloogiast inimvaenuliku ideoloogia ja nii nagu paraku totalitaarsetel ideoloogiatel on üks ühine joon olnud kõikjal, kus neid on viljeletud, on see kaasa toonud meeletud kannatused süütutele